Jänku hüppas metsa all, lõbustu juulidal. Hüppa sips ja hüppa sops, saabaots tegi sips ja sops. Hüppa sips ja hüppa sops, saabaots tegi sips ja sops. Tere kõigile minu kanali jälgijatele. Täna on ülestõusmispühad. Ja mina tõusin ka täna hommikul üles. Dekoreerisin oma munatera. Siin on ühe sõin ära ja siin on veel mõningad alles jäänud ja sattusin hoogu. Mõtlesin, et kui juba üksiti dekoreerimiseks läks, siis dekoreerisin oma muna ka ära siin. Ehtisin ennast täna võõraste sulgedega. Ja tegelikult maski kandmise kohustust enam ei ole, aga ma sattusin sellest nii hoogu, et mulle meeldib maski kanda ka nüüd, kui enam ei pea. Ja seoses sellega tegelikult tahtsin ma rääkida ka ühe loo, mis mul 12 aastat tagasi reaalses elus juhtus tegelikult seoses maskiga. Kui ei olnud sellest praegusest pandeemiast veel õrna aimugi, siis olid teistsugused maskid muidugi, mida kasutati selles loos. Aga miks ma täna otsustasin tulla siis eetrisse ja eriti ei laula, täna räägin rohkem, täna on, ütleme niimoodi, et täna on Meeri rääkiv raamat. Ma olen ammu mõelnud, et peaks hakkama raamatuid kirjutama, aga ma ei ole selleni jõudnud veel, pole õiget inspiratsiooni saanud ja ega kõik lood vist sinna raamatusse ka ei jõua, nii et mõned lood võib-olla jõuavad siia rääkivasse raamatusse YouTube'i. Ja see on ka hea võimalus, et varem ma olen nagu oma tuttavatele ja sõpradele saatnud nagu pühade kaarte ja dekoreerimiseks igasuguseid kleepse ja nii edasi, aga tuleb välja, et nad eriti ei pea sellest lugu ja siis ma mõtlesin, et ma ei tee kohe midagi. Poputan ennast ja oma tervitused otsustasin saata siis kõigile edastada seekord siis nagu YouTube'i vahendusel, et siis saadan vanusena kõigile tuttavatele, kellele ma tahan saata ja kellele võib-olla ma ise ei saada, võib-olla keegi teine saadab edasi minu tervituse, nii et see on selline hea võimalus, kiire ja lihtne võimalus. Aga räägiks siis nüüd maskist, mis juhtus maskiga. Maskiga juhtus see, et töötades Värskas tuli mul käia ka kohut esindamas valda kohtus ja meil oli seal ühe Räpina ärimehega 3 kohtuistungit ühel päeval. Tema oli harjunud saama kõik, mis tema tahtis. Ta tahtis, et kõik maa ilm oleks tema oma, aga volikogu oli teinud otsuse, et ta ei saanud. Enne veel, kui küll mina sinna jõudsin, aga mul tuli kohtus käia esindamas. Ja kui siis 3 kohtuistungit ühel päeval läbi said, siis tema kohalik advokaat oli siis väga endast väljas ja kutsus ta siis kohe kohtusse, teda alguses ei olnud, kutsus teda ennast siis kohtusse ka sinna ja sinna ta siis tuli ja seal ta siis mulle koridoris teatas, et mina pean võitma, kui vaja, kulutame miljoneid. Kui vaja, laseme kuulid lendu. Keeras selja ja lahkus pikki seda kohtukoridori. See pilt jäi mulle silme ette ja see ähvardus. Paar päeva hiljem istusin mina oma kontoris pikapäevarühmas, nagu ma tavaliselt olin. Ja maja oli tühi. Kõik olid majast läinud. Suveaeg oli, soe, palav, uksed, aknad olid kõik lahti ja ühel hetkel astus minu ette, uksest sisse, astus minu ette üks mees, kellel oli mask näo ees, täielikult oli nägu varjatud loomulikult, käed olid selja taga ja nii ta siis seisis minu ees seal ja kuna mind oli just paar päeva tagasi ähvardatud, siis mul jooksid 2 minuti jooksul, võib-olla umbes oli 2 minutit see vaikust, võib-olla ei olnud, jooksis kogu mu elu silme eest läbi. Ja siis ma mõtlesin, et kas nüüd hakkavad siis need kuulid lendu lendama siin.
kogusin ennast ja küsisin, et kas oli asja ka. Selle peale ta läks uksest välja, võttis maski näo eest ära ja tuli tagasi, ütles, ma tegin sulle vähe nalja. Aga tema vaeseke ei teadnud, et mind oli ähvardatud ja ilmudes minu ette selliselt maskis ja käed selja taga. See ei mõjunud mulle sugugi naljana. Ainus asi, kui ma teda seal vaatasin, ainus asi ma mõtlesin, et kusjuures särgid olid neil ka sarnased seljas. Ja ainus asi, mis mulle meelde jäi ja mis mul meeles on, kui ma teda vaatasin, seda maskis meest, et sellel mehel, kes mind ähvardas, olid kitsamad puusad. Ja see, kes mu ees seisab praegu, sellel on laiemad puusad. Nii et see ei saa olla sama inimene. Sellega ma rahustasingi ennast nagu maa ja siis kogusin ennast ja saingi siis nagu küsida tema käest, et kas oli asja ka. Võt nii palju siis. Ja hiljem, kui me kokku saime selle inimesega, siis ta ikka naljatas mulle, et kas paneme masked ka ette või? Ma ütlesin, et ei, jätame maskid kõrvale. Nii palju siis maskidest. Aga et aprill on ju naljakuu. Ja sellepärast mina ka otsustasin, et teeme täna siis natukene nalja, kuigi tegelikult on ju elu ja värk on naljast kaugel. Aga vahel aitab huumor ja nali meil ka sellest kõigest paremini üle saada. 9 aastat tagasi oli mu elu väga raske. Ma olin peaaegu kõigest ilma. Ma elasin naiste varjupaigas. Ja mul ei olnud isegi söögiraha. Mul vedas muidugi, et ma sain endale ühe parima toa selles naiste varjupaigast ja mul oli omaette köök, nii et ma ei pidanud kööki jagama nende teiste naistega, kes olid enamuses seal prostituudid ja alkohoolikud. Et mul oli nagu omaette kööginurk, nagu ühesõnaga ühetoaline nagu väike korter, eks ole. Eraldi vannituba ja kööginurk ja voodi ja kõik vajalik kirjutuslaud. Ja siis mulle soovitati, et ma võtaks ühendust parlamendi liikmega, sest siin parlamendi liikmed tegelevad ka reaalselt inimestega, oma valijatega. Mina ei ole küll parlamendi liikmete valija, aga kuna ma elasin selles naiste varjupaigas ja see jäi tema piirkonda, siis mul soovitati temaga ühendust võtta, et nad on kohustatud nagu tegelema. Ja tema siis tegeles minuga ja aitas mul riigiasutustesse kirju saata alguses ja ega ma ei osanud, sest tol ajal ju nii palju veel. Ja kuna mul söögiraha ka ei olnud, siis ta andis mulle toiduvautšeri, kust ma siis ühest kirikust peaksin selle kätte saama. Aga see oli häda väga kaugel linna otsas, sest Liverpool on ikka päris suur linn. Aga mul ei olnud ju raha ka seda bussipiletit osta, et sinna kohale sõita ja ma oleks pidanud mitu korda vahetama. Internetist ma vaatasin seda teekondaga. Aga otsustasin, et ma pean ennast koguma ja ma pean sinna jalgsi minema. Ja mul soovitati võtta kaasa ka kaunis suur kott, et mulle antakse, see vautšer oli 80 naela väärtuses, et mulle antakse päris palju nagu söögikraami sealt, et ma jõuaksin need kõik ära tuua ja mul oli ratastega kott ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma lähen siis selle ratastega kotiga seal, et toon siis oma selle, öeldi, et 3 päevaks umbes jagub sellest süüa, selle 80 naela eest. Kui palju söök maksab, seda ma enam-vähem teadsin. Läksin mina siis hommikul suht varakult, võtsin selle teekonna ette, kuna päris pikk maa oli käia. Ja tee peal jäi mulle ette üks angaari moodi nagu mööblipood. Uksed olid lahti ja vaatasin, et see on mööblipood, et siukene, et vaikne siuke tundub, et ei ole nagu mingi kett, nagu mingi suur mööblikett, aga et on kaupluste kett, et on nagu mingi erapood, et tagasi tulles ma astun siit poest läbi ja vaatan, palju siis see mööbel maksab ka, sest mul ei olnud õrna aimu tol ajal. Ma olin olnud elamistes, kus olid nagu möbleeritud, aga et kui ma teadsin, et ma olin järjekorras, nagu et mul riigi poolt antakse nüüd mingi elamine ja need antakse tavaliselt tühjalt, nii et sul ei ole mitte midagi. Et siis ma pean nagu ise, et ma pean hakkama tasapisi vaatama, kui palju kuskil miskid asjad maksavad ja et kui ma selle elamise siis ükskord saan, et siis ma tean, kust ma lähen midagi ostma, kui mul vaja osta on. Et ma tagasi tulles lähen siis sealt läbi. No nii, mõeldud tehtud, sain oma kirikust oma toidukotti kätte, mida oli tõepoolest, kott sai täis.
aga nii palju veel lisaks sellest, et kui ma siis läksin oma tuppa ja selle kõik kokku lõin, siis mina ei saanud selle väärtuseks rohkem kui kasinasti 20 naela. Aga vautšeri väärtus oli 80 naela. Nii et 60 naela ma ei kujuta ette. Ei ole väga kursis selle heategevusega. Kuhu need kirjutatakse või kelle arvele või ühesõnaga, mina sain süüa ja seal oli mõningaid selliseid asju, mida ma ise nagu ei söönud ja siis ma jagasin seal varjupaigas teistele, teistele naistele, kellega ma nagu natuke suhtlesin. No nii palju siis sellest, aga tagasi tulles läksin ma siis sinna mööblipoodi sisse, et ma õige vaatan ringi ja seal ei olnud mitte kedagi. Tühi, täielikult tühi, ainult see müüja oli siis see omanik seal. Üks nooremapoolne mees, teisest usust, mitte kristlane. Aga ma ei hakka nimetama, kes ta täpselt oli. Ja ta küsis mu käest, et kas ma saan millegagi aidata. Ma ütlesin, et ei, tänan väga, et ma vaatan siin oma ette ringi ja et kui mul küsimusi tekib, et küll ma siis küsin. No nii, kõigepealt jäi mulle silma üks riidekapp, sest see tõmbas mind lõhnaga. Mu isa oli tisler, nagu ma olen siin varasemalt rääkinud ühes teises videos ja mulle meeldis see värske puidulõhn. Ja ma tegin selle kapi ukse lahti ja sealt, kui see ukse lahti tegid, siis tuli sealt veel rohkem seda värske puidulõhna ja siis ma nuuskisin. Siis ta küsis, et mis seal kapil viga on, et miks sa, et sulle meeldib. Ma ütlesin, et ei, mulle ei meeldi see kapp, mulle meeldib see lõhn. Ta ei saanud aru. Ma ütlesin, mul oli isa tisler ja mulle meeldib puidulõhn ja siis ma nuusutan seda puidulõhna. Ja okei. No nii. See selleks, et nuusutan puidulõhna ja siis hakkasin vaatama seal neid muid asju. Tekkis küsimus, et kappi on vaja ja voodit on ju ka vaja, eks ole. Ühekohaline voodi, ma olen päris suur inimene ja ma tahan mugavalt magada, et ma ikka peaks vaatama, kas siis meil on siin nagu 2 kohal topeltvoodid või kuninglikus suuruses voodid. See kuninglik suurus on tegelikult Eesti mõistes ka topeltvoodi. Ja siin on ta siis nagu king size. Ühesõnaga ma leidsin siis ühe voodi, mis ma vaatasin, aga küsisin, et siin on niimoodi vahel, et on raam, on eraldi hinnaga, madrats on eraldi hinnaga, siis ühesõnaga voodi see päits nagu ütleme see võre või see on, kõik on eraldi hinnaga ja ega sa ei tea ju. Ja ma siis küsisin, et vaat nüüd on mul üks küsimus. Et kas see voodi on, kas see hind, mis siin voodi peal on, puudutab ainult madratsit või raami või mis värk on. Ja selle peale see müüja ütles mulle niimoodi, ei, see on täiskomplekt. Täiskomplekt. Okei, ma tänasin siis ja vaatasin ja siis ma küsisin ta käest, et okei, kui see on täiskomplekt, siis palun anna mulle nüüd kataloog. Ta küsis, mis kataloog? Ma ütlesin talle, et partnerite kataloog. Ta ei saanud aru. Ega ma ei olegi ju normaalne. Kiiksuga ja tralalalla, garantii. Ja tuju oli mul ju ka allapoole nulli, mis tuju saab olla, kui sul ei ole raha, sul ei ole süüa, sul ei ole midagi. Ja siis ma üritasin ennast nagu naljaga nagu kuidagi vee peal hoida, et see päevakene õhtusse saata. Ja tema ei saanud aru, et mis tähendab partnerite kataloog. Ma ütlesin, et kas see on topeltvoodi? Jaa. Ma ütlesin, topeltvoodi tähendab seda, et siin magatakse partneriga, aga mul ei ole partnerit. Ja sa ütlesid, see on täiskomplekt ja täiskomplekti kuulub ka partner. Ta lõi endale otsa ette, ütles niimoodi, et oli tükk aega vait ja küsis mu käest, et kust sa pärit oled? Mis see siia puutub, kust ma pärit olen? Ta ütles, et ma ütlesin, et arva, kust ma pärit olen. Enamuses pakuvad mulle, et ma olen poolakas. Üks inimene ainult on arvanud õieti, et ma olen Eestist. See oli üks iirlane. Aga enamuses arvavad, et ma olen poolakas. No nii,
ja siis ta vahib jah mulle lolli näoga otsa, et noh, partnerit, ta ütleb, et oi, et sihukest teenust me ikka ei osuta ja hakkasime siis nagu rohkem lobisema. Nagu ta tuli õnneks, ta sai aru, et see oli nali ja ta tuli selle naljaga nagu kaasa ja hakkasime nagu rohkem lobisema ja temal läks tuju heaks ja minul läks tuju heaks. Ma unustasin oma mured ära, et miks ma üldse siin ringreisi peal olen ja ta ütles mulle pärast, et tead, et mul oligi igav. Et väga tore, et sa poest läbi astusid, et ma sain endale tänaseks kohe hea siukse positiivse laksu, et tule teine kordki mulle nalja viskama. Noh, nali või mitte nali, aga jah, temal sai tuju heaks, mina unustasin oma mured ja vot nii ongi, et isegi kui sul on jube raske, isegi kui on väga rasked ajad, siis vahel selline tutakas, see oli selline hetkeline inspiratsioon, mis mulle lõi, topeltvoodi, okei, et partnerid ka mulle siis paluks anda, eks ole. Ja kusjuures lõpuks ta isegi pakkus mulle, ütles, et hea võimaluse puhul ma isegi saaksin sulle pakkuda, kui ka tehingu vormistamiseks läheb, et ma saaksin sulle partneri ka pakkuda. Ma ütlesin, et kelle sa siis pakud mulle, et mul küll kataloogi ei ole, aga ma pakuks iseennast. Ega mina ei teadnud, oli ta abielus või mitte, ma ütlesin selle peal niimoodi, et aga ma ei taha mitte 9-1 ega 8-1, et ma tahan nagu alalist partnerit saada. Aga ma ei taha kedagi, et ma ei taha sinu naisega ka jagama hakata, eks ole. Ja et kui kauaks ma siis sind nagu saaksin, ta ütles, et no nii kauaks, kui sa mulle jalaga tagumikku löödi uksest välja viskad. Ja mis naisesse puutub, siis see, mida ta ei tea, ega see talle haiget ei tee. Ma ütlesin, ahah, no tere, tore. No, vot nii ongi. Et ärme räägi ja siis võime kõike teha, on ju. Aga ma ütlesin, aga naisel tekivad ju küsimused, kui sa kodus ei ööbi enam, kui sa kuskil mujal ööbid. No ma võin siis rääkida, et ma olen sõpradega, lähen kalale või ei tea kuhu. Vot niimoodi käivad need lood. Et selline naljakuusse puutuv ja natukene maskeeritud, nagu ma ütlesin, ma olen täna siis nagu ein ennast võõraste sulgedega. Täna on see lubatud. Ja rääkisin natukene nalja, natuke tõsielu. Ja tegelikult tahtsin ma nüüd soovida kõigile oma sõpradele ja tuttavatele veel kord häid ülestõusmispühi. Ja kuigi meil on ajad rasked, olud rasked, siis alati paistab kusagil tunneli lõpust valgust. Ja kui ei ole ka kõige paremat tuju, siis üritage mingit nalja visata või kuskilt mingit nalja kuulata või võib-olla see minu video annab ka kellelegi natukene julgustust või tuge ka tõepoolest, kellel rasked ajad juhtuvad olema, et aga äkki läheb minul ka niimoodi, et lähebki hästi. Ja noh, kui ma ütlesin, et 9 aastat tagasi mul ei olnud praktiliselt midagi ja nüüd mul on see elamine siin nii täis asju täis, et mul ei ole varsti enda jaoks ruumi. Nii et kõik võib muutuda ja kõik möödub, rasked ajad ka mööduvad. Nii et olge mõnusad. Häid pühi veel kord, koksige mune ja järgmiste kohtumisteni. Kas see saab olema muusikaline või luuleline või rääkiv raamat, seda ma veel ei tea. Aga see sõltub sellest, milline inspiratsioon mulle peale tuleb. Nii et head pühapäeva jätku, mõnusat õhtut kõigile. Olge terved ja tervitatud. Ja hoidke ennast, oma lähedasi. Ja vahetevahel võib siiski veel ka kasutada maski, sest see pandeemia pole mitte kuskile veel läinud. Mina ikka kasutan, kui ma poodi lähen. Bussiga sõidan ja ühesõnaga kodu uksest välja lähen kaugemale, siis ma ikka panen maski ette teistsuguse maski, mitte selle, millega ma ennast praegu ehin. Nii et olge mõnusad ja olge tervitatud.